kindlasti kõik teatrihuvilised on teretulnud ka Keller teatrisse, kus on võimalik näha erinevaid etendusi just põnevike teemal, krimi teemal või hoopis thrillerite teemal. Kes ma olen Keller teatriga seotud nüüd juba mitmed aastad ja sügisest saadik siis kunstiline juht, kuna Vahur üksi ei jaksanud kõike vedada, võttis ta mind abiks ja selle tulemusena on muidugi meie repertuaar natuke muutunud, aga mitte liiga palju. Me keskendume jätkuvalt põnevuslugudele ainult ja põnevuslugudele, krimilugudele ja lugudele, mis panevad veresondest arretama ja lugudele, mis annavad väga palju mõtlemisainet nii läbi selle, et me mängime psühholoogilise põnevikke väga palju ja see on võib-olla see suund, millesse mina rohkem katsun ka kiskuda, et selline, kui Vahur tõi siia majja väga kihvti siis sellise gootiliku hirmuõngu ja aimamatult hirmsat ja ebatavalist, siis mina pigem toon siia tavalisi inimesi, kes lavale, kes siis satuvad kummalistesse ja mõtlema panevatesse olukordadesse, kus nende elud teevad väga suure ja olulise pöörde. Lavastus Da Vinci kood. Ma arvan, et väga paljud on seda raamatut lugenud ja üsna võimatu on, et vähemalt sellest kuulnud keegi ei ole. Meil õnnestus saada see plaan meil, kui tekkis, olime me erakordselt rõõmsad, et meie oma regioonis saame seda esimesena välja tuua. Oma regioonis tähendab siis seda, et varem on seda Suurbritannias lavastatud ja USAs ja nüüd kevadel tuleb välja teises põnevusteatris Kanadas, Vertigo teatris kummalisel moel ja me üritame nendega tihedamalt suhelda, sest neid põnevusteatreid maailmas on väga napilt, siis üllatuslikult meie repertuaarid kattuvad mitmes punktis, muuhulgas ka selle Da Vinci koodiga. Sealne lava on piisavalt suur, et sellist mastaapset, väga erinevates paikades toimuvat põnevuslugu saaks mängida. Põnevuslugu on ta ühest küljest, teisest küljest on ta kaheldamatult väga mõtlema panev lugu ehk kuidas me tõlgendame märke, mida me loeme oluliseks, mis maalt alates me julgeme astuda vastu traditsioonidele, kommetele, harjumustele siis intellektuaalsel tasandil. Aga sellele kõigele lisaks loomulikult väga põnev lugu. Praegu me mängime kaasosalise nimelist Rupert Holmesi ühte väga kihvti tükki Liina Tenossaare kaasategemisel, kes on meil juba teist tükki teeb kaasa, ta on väga kihvt näitleja, miks ma seda mainin. Ka Agur Seim, Riho Rosberg ja Liis Aab, siis nelja inimese tükk ja väga tempokas ja hoogne. Samamoodi sügisel meil tulevad välja siis juba Salmes ja sel kevadel üks tükk tuleb välja ka Telliskivis siis praeguse Von Krahli ruumides.